Tere ööd. Maandusin just Barcelonas oma vanas töökohas, ehk siis vanas lennujaamas, mis on nüüd number 2, peaks tegelikult number 1 olema, aga minu töökoht on number 2. Niimoodi, kui ma siin käisin, siis ma avastasin esimest korda neid kohti, mida ma 2007. aastas mäletan. Et tavaliselt lennujaama nii palju muudetakse ja pannakse igasuguseid uusi poode ja uusi kohvikuid aga siis ma tundsin ära mitu kohta. Et jah, ma olen siin oma vanas töökohas. Tegelikult ma arvan, ma olen päris selles koha lähedal, kus ma töötasin. Jah, ma arvan, see on täpselt sama koht. See on mingit toole pandud juurde. Vat, ja siis jah. Et hästi lendas täna, hästi lendas. Alati mida lenda hästi, aga täna lendas väga hästi. Ma pean öö siin veetma esimese longiga, lähen siis sisemaa poole, et ma Barcelonasse ei jää. Ma arvan, et ma lähen kuskile vaatama. Ma tahan seda Ignatius Loyola koobast näha, ma pole 100 aastat käinud, et selle ära ja siis hakkan bussidega seiklema, et jõuda veel. Aga mingil hetkel jõuan ka sinna Prantsusmaa piiri äärde välja. Istusin seal lennukis ja vaatasin, kõik oli pime ja see on öine. Mõtlesin, et kui ma oleksin mingi miljonär, isegi mitte miljonär, 100 000 päev, siis ma võib-olla 6 kuud jutti oleksin ainult lennukites. Ja mulle meeldiks küll, jah. Siis võib-olla tüdineks ära, et üle viskama, et kui lennukid on. Loodetavasti hakkaks üle viskama, kui ei hakka, mingi jama. Et mulle väga meeldib tegelikult lennukitega sõita. Nii, ma vaatan, vastas on seal laste mängumaa, kus magavad inimesed. Laste mängumaad on sellised magamise kohal. Siin on palju inimesi, kes on nüüd õhtu tulnud viimaste lendudega. Hommikud liigud edasi. Esimese transport. Ma ei ole suuga mingi valge vares, nagu öeldakse. Ja Barcelona on hästi selline tore lennujaam, et lasevad mugavalt olla. Jah. Veel 3 päeva ma selles hotelli tšekkida, nii et soovitan mitte ära minestada väsimusest. Ma ei minestanud, ma tukkusin ka lennukis ja aga jah, õnne tunnen juba hinges, sest tunnen ikka, ma olen koju tulnud. No nii.